Järgmisel päeval ei astunud Kunksmoor majast sammugi välja. Terve päeva luges ta ajalehti, mis olid täis pilte ja kirjutisi tema kohta. Alguses oli ta vaimustuses, kuid pikapeale muutus aina süngemaks ja süngemaks. Kui jõudis kätte õhtuvidevik, millal ta oli harjunud koos trummiga kibuvitsamarjateed jooma, oli ta morn nagu äikesepilv. Et Kunksmoori meelt rõõmsamaks muuta, pani trumm televiisori mängima. Alguses vaatasid nad filmi seentest ja Kunksmoor kirtsutas kogu aeg nina, sest tema meelest oli film äärmiselt asjatundmatult tehtud. See tegi ta meeleolu veidi paremaks. Siis aga lõppes film ära ja ekraanile ilmus diktor. Järgmiseks on meil vaatajate soovil kavas kordussaade eilsest kohtumisest Kunksmooriga. Kunksmoor läks silmapilk uuesti tujust ära. Kui ta nägi ennast grellrohelises kiharate pilves ekraanile astumas, haaras ta ahastusega peast kinni ja hakkas juukseid katkuma. Trumm valas vaikides teed. Ekraanil lõid lainetama vahused merevood. Kunksmoor otse ägas neid vaadates. Kui ta aga nägi ennast käsi kõrgele tõstmas ja õõtsuma hakkamas, kattis ta näo kätega ja palus, et trumm keeraks televiisori kinni. Kuidas mu silmad küll alles nüüd lahti lähevad, oigas ta. Ma ei või vaadata, kuidas see Alp vanamoor seal inimestele puru silma puistab. Kuidas ma olen küll võinud nii madalale langeda, ma õnnetu Kunksmoor. Need hirmsad rohelised juuksed. Minu arvates olid need ootamatult ilusad, ütles trumm. Kas ma selleks olen kogu oma elu kulutanud rohtude saladuste tundmaõppimisele, et nüüd vanast peast oma juukseid roheliseks värvida? Ma olen ju lihtne nõiamoor ja mitte mõni eblakas näkineid, kellel muud mõttes ei olegi, kuidas aga kedagi vetepõue saaks meelitada. Kõrge männi otsa tuleks mind juukseid pidi üles tõmmata. Ma Alp Kunksmoor. Kas see pole ehk liiga ränk karistus, küsis trumm. Selle küsimuse peale hakkas Kunksmoor nutma. Keegi ei mõista mu õnnetut hinge, nuuksus ta. Sa tegid mind ju ometi terveks, ütles trumm tasakesi. Ma korraldasin sellest naeruväärset tsirkuseetenduse, nutis Kunksmoor. Kas sa arvad, et kogu seda keerutamist ja kepsutamist sinu ravimiseks vaja läks? See oli ju kõik puhas edevus. Mulle lihtsalt meeldis näidata, kui vägev nõiamoor ma olen. See on ju nii arusaadav, katsus trumm Kunksmoori lohutada. Kui see noor mees poleks sind kohe alguses tahtnud naeruks panna, siis ei oleks sa niiviisi teinud. Sa tahtsid talle lihtsalt tõestada ja see lainetav meri oli ju nii kaunis. Sa ei oska uskuda, kui mõnusalt ma ennast tundsin, kui nägin end jälle kord merelainetest ümbritsetuna. Aga Kunksmoor ei kuulanud midagi, vaid ainult nuttis. Vaene tobu, luksus ta. See oli ju ainult labane silmamoondus. Mind tuleb metsikute karude kätte heita, et nad mind lõhki rebiksid. Ma õnnetu Kunksmoorike, milline kole saatus mind ootab. Pisarad voolasid ojadena üle Kunksmoori põskede. Ja kus on siis see vaene haige meremees, kelle ma sootumaks unustasin, kui mu vana rumal pea sai täis hilbu edevust ja tähtsuse jänu? Tema pärast ära muretse, ütles trumm rõõmsalt. Ta tegi endale kuuma piima meega ja sai ise terveks. Praegu on ta juba kaugel merel. Ei, mind tuleb tuleriidel põletada, nagu tehti vanal ajal nõidadega, kes ei mõistnud olla küllalt tagasihoidlikud, oigas Kunksmoor. Ütles trumm seepeale rahustavalt. See oleks küll juba täiesti seadusevastane tegu. Ta kallas Kunksmoorile veel teed ja pani 8 suurt lusikatäit suhkrut sisse, et moori närve rahustada. Kunksmoor jõi teed ja nuttis muudkui edasi. Lõpuks oli ta nutmisest ja siirupmagusa tee joomisest nii väsinud, et tal hakkasid silmad kinni vajuma. Siis viis trumm Kunksmoori voodisse ja kattis ta sooja pehme tekiga kinni. Moor uinus kohe. Hommikul aga oli Kunksmoor kadunud. Kui trumm teda otsima läks, leidis ta tühja voodi ja lahtise akna eest.
padja peal oli kiri. Läksin ära, sest linnaelu ajab mind hukka, seisis kirjas. Ja ümberringi põrandal, laual ja toolidel vedelesid kõik Kunksmoori peened öösärgid ja hommikumantlid, kleidid ja kübarad, mantlid ja kingad, lõhnaallid, kreemid, kellad, ketid ja kõik muu, mis läikis, hästi lõhnas või oli muidu kena vaadata. Kunksmoor polnud ainsatki asja kaasa võtnud. Ja oligi Kunksmoor oma saarel jälle tagasi. Vahepeal oli sügis kätte jõudnud. Männiku all õitses veel lilla lõhnav kanarbikk. Kibuvitsatihnikud olid täis suuri punaseid marju. Lehed puudel ja põõsastel kolletasid ja meri ümber saare oli tume. Kunksmoor küüris oma majakese seest ja väljast puhtaks kui prillikivi. Siis korjas ta räästa-alustesse lõhnavaid taimi. Ta noppis kõik nõud täis kibuvitsamarju ja pähkleid ja suure tõrre soolas ta tänavu ääreni täis pisikesi pruune männiseeni. Kui Kunksmoor kõik valmis sai, pesi ja kammis ta oma juuksed pehmeks ja kohevaks ning ehtis oma kulmud sädelevate särjesoomustega. Ta sidus ette uue punaseruudulise põlle ja hakkas õhtuti rannas kivil istuma ja merele vahtima. Kunksmoor ootas. Aga alles esimese nõrga jääga nägi ta tulemas seda, keda oodanud oli. Jää võis iga hetk murduda tuli ja uiskude all ja Kunksmoori süda lõi ehmatust täis. Ähmiga hakkas ta pooltahtmatult nõiasõnu pomisema ja korraga lõi pakane paukuma, meri kattus paksu jääga. Taevast hakkas nagu potist langema lund. Tõusis tohutu tuisk, tuul ulgus ja vilistas, lumi keerles ja möllas tormihiilides. Tuli ja kadus lumemaruga silmist sootumaks. Oh, õnnetu Kunksmoorike, mis ma olen teinud, kiljatas Moor. Tuisuga võideldes tegi ta kiiresti kaldakividele suure märgutule üles. Talve tagasi sõnuda ta enam ei julgenud, sest kes teab, mis siis veel oleks võinud juhtuda. Möödus hulk aega. Kunksmoori ahastav süda tardus hirmust, mõeldes, et tulija ehk saarekesest eemalt mööda uisutab ja kaugele avamerele kaob, kus ta enam tagasi tulla ei oska ega suuda. Ettevaatlikult hakkas ta tuld heledamaks loitsima, aga Moori ängistus oli nii suur, et loitsud ei aidanud. Äng vajutas tule hoopis madalamaks. Siis aga ilmus tuisu seest nähtavale surmani väsinud trumm. Ta oli peaaegu jääpurikaks külmunud ja ta riided olid üleni lund täis. Kunksmoor tõusis lausa lendu talle vastu tõtates. Tere, ütles trumm külmast kangete huultega. Ma sattusin siit juhuslikult mööda minema ja mõtlesin, et astun hetkeks sisse. Trummi kaenla alt ilmusid nähtavale paberisse pakitud lilled. Need olid viimased õrnad Balderiani õied. Trumm võttis paberi ära ja ulatas lilled kenasti kummardades Kunksmoorile. Ütles Kunksmoor lilli vastu võttes. Seekord on sul küll viltu läinud. Balderianil korjatakse juuri, mitte õisi. Trummi nägu muutus väga õnnetuks. Kas nad pole siis ilusad, küsis ta. Soo, ütles Kunksmoor, seda küll. Kunksmoor viis läbi külmunud trummi oma majakesse tuisu eest varjule. Ta tegi kohe koldesse tule ja pani kibuvitsamarjatee keema. Siis laskis Moor trummil uisud ja märjad saapad ära võtta ja andis talle villased sokid, et ta jalad sooja saaksid. Ta mässis trummi üleni pehmesse suurrätikusse. Kui mugav siin on, ütles trumm igatsevalt ohates, kui nad juba hõuguvate männikäbidega täidetud kolde ees istusid ja auravat kibuvitsamarjateed rüüpasid. Meri ümberringi ja soe hubane majake elamiseks. Tõtt öelda tulin ma seepärast, et tundsin suurt puudust meie õhtuste teejoomiste järele. Sa võiksid ju veel mõnikord tulla, ütles Kunksmoor kärmelt. Pikkadel talveõhtutel ongi siin vahel veidi üksildane olla. Ma tulin sind linna tagasi kutsuma.
rohuteadlased tahavad su taimi tundma õppida, ütles trumm vaikselt. mitte linn ei aja sind hukka. põhjus on kuskil sinus endas. sa pead endaga võitlema, mitte linnaga. ma tean, ütles Kunksmoor. aga ma pean ennast siin koguma, vähemalt selle talve veel. ja ma tahan kirjutada valmis selle raamatu oma taimetarkustest, mida sa mul soovitasid teha. kui see on tehtud, siis ehk tulen. ma olen juba vana mees, ütles trumm selle peale, ja tee sinu juurde oli pikk ja vaevarikas. luba mul jääda siia sulle appi. ma võin su taimed üles joonistada, sest õigupoolest tulin ma paluma su kätt ja südant. Kunksmoor hakkas üleni õhetama nagu õitsev roos. ma ei tea, kuidas ma pean vastama, ütles ta. mul pole niisugust olukorda veel kunagi varem olnud. ma palun ainult ühte sõna, mu kallis Emmeline. kas jaa või ei? seepeale sosistas Kunksmoor kiiresti. jah. ja pakane ning tuisk väljas mahenesid soojaks pehmeks sügisõhtuks. Kunksmoori maja ümber lõid õitsema suured tumepunased jorjenid. väljast merelt tuli kajakas ja koputas tasakesi nokaga vastu aknaruutu, aga Kunksmoor ei märganud seda üldse. Kunksmoor istus kolde ees ja vaatas oma armsale trummile silma. ja männikäbisööd koldes hõõgusid punaselt ja kuumalt, levitades vaigulõhna ning õdusat soojust.